Tere, mina olen Björn Koop ja olen autodisainer. Praegu töötan Frankfurdis Kia Euroopa disainikeskuses. Ja täna seoses disainiööga ma lihtsalt joonistasin siin natukene autost ja näitasin kõige esmaseid võtteid autodisainiks. Kõik see algab väga lihtsalt, puhtalt joonistamisest. Teinekord mängides tindiga, kandes peale paar joont ja hiljem aste-astmel läheb see muidugi keerulisemaks. Kuid täna oligi lühikokkuvõte sellisest esmatutvustusest, kuidas alustada. Igaüks võib muidugi võtta paberit ja proovida. Ega siin pakk paberit alla ja ega siin midagi karta ei ole. Võib-olla põhiline ongi see, et inimesed hakkavad kohe mustaga pihta, kuna see tundub nende jaoks täistoon, sellega on hea joont tõmmata. See on väga vale, sest musta ei saa kunagi enam pildilt ära. See jääb sinna ja see fikseerib selle joone. Et helehallidega saab veel väga palju mängida. Näiteks ma võtan mingi tagapõhja tooni. Mingi tindi. Mida? Sa tead nende markete tegemist? Ja, muidugi. See on niimoodi, et see on tint, et seda kasutatakse täitmiseks tegelikult markeri jaoks. Need on laiad markerid. Need on siis ekstra laia esiosaga, et siin saab hästi laia joont. Aga kuna kõik need asjad on siin seisnud juba aastaid, et siis enamust neist on täiesti tühjad. No vaatame äkki läima. Aga selle tindi idee on siis selles, et sellega saab hästi kiiresti kanda tagapõhja ja on selline levinud Itaalia disainistuudjate näide, et see auto hajutatakse tagapõhja sisse. Võime siin karta ei ole midagi, et kõige heledamad kohad saab hiljem ka Photoshopis peale tõmmata. Proovida võib kõik, aga siin igal juhul on parem proovida neid asju. Disain võib olla väga selline loomulik protsess, kus inimene joonistab, otsib mingit ideed ja tuleb välja võib-olla täiesti uudse lahendusega. Kuna see ongi, et inimaju ei tööta nii kiiresti, et kõike seda välja mõelda, aga lihtsalt selle äkilise disainiprotsessi tõttu see kõik juhtub. Geomeetria juurde, et silma koondumispunktid on. Teatavasti kõik jooned koonduvad. Ja see ongi, et geomeetris õpetatakse seda täiuslikku geomeetriat, kus kõik on matemaatiline. Aga disainis kõik see baseerub sellel tunnetusel, et kõik on geomeetriliselt õige, aga see on üle võimendatud, kõik need proportsioonid ja nurgad ja et kui me joonistaks nüüd ühe külmkapi geomeetriliselt koobus külmkapi et siis see nagu ei köida klienti nii palju, isegi kui disain võib olla väga efektiivne ja lihtne ja puhas. Aga kui mõni disainer tuleb lagedale sellise väga ekstreemse perspektiiviga, ta võimendab lihtsalt neid jooni juba natukene allapoole, natukene kiiremaks. Sealt tagapõhja midagi, et vaari läheb kaugusse, et juba see natuke ülevõimendatus aitab kaasa, et tal on siin midagi atraktiivselt mängulisest. Ja tihti see klient, kes siis tuleb suurfirma seda toodet tellima, see tundub kuidagi lahedam, kuigi nad ei taipa, et see on täpselt kõik need samad jooned, lihtsalt see on ülevõimendatud. Ja see töötab eriti palju tööstusdisaini puhul. Nüüd siis auto perspektiivi jaoks, et kuidas seda rattaid ja kõike on kõige kerge teha, siis on see kõige suurem probleem.
niimoodi. Siin on siis Egert